Tere! Jätkame poliitilise podcastiga, kus mina ja Jevgeni arutame päevakajalisi sündmusi Eestis. Ja uus aasta tegelikult algas päris hästi, sellepärast tuli uudis Norstati küsitluse kohaselt, tõusis Reformierakond populaarsuselt 3. Ma arvan, me saame õnnitleda Tõesti, jaa, absoluutselt. Tere Maria, et meil olid nagu pikad jaanuari vahed, nagu venelastel ikka, eks ole, et jaanuaris me puhkame palju. Aga jah, et tulime tagasi ja siis sellised positiivsed uudised. Väga tore. Äkki rahvas meid ei näinud? Ja, mis sa arvad, et miks selline muutus ikkagi toimus? Sellepärast minu jaoks tundub hästi loogiline, sellepärast me oleme teinud järeldusi meie siis vigadest ja minu arust meie ettepanekud ja otsused, mida me teeme viimasel ajal, on hästi mõistlikud ja toredad ja esiteks kas või maksuküüru kaotamine, mis toob inimeste rahakottidesse rohkem raha. Kas veel põhjused selleks, mis sa arvad? No ja minu esimene ettepanek oligi, et rahvas meid väga palju ei märganud sel ajal ja siis hakkas meid kohe usaldama. Aga... Natukene meist puhanud. Natuke meist puhanud, eks ole, ja siis jõulde aeg selline tore, et siis rahvas kuidagi ka siis võib-olla nagu mõtleb poliitikutest paremini, eriti valitsevatest poliitikutest, aga ja ma arvan, et maksuküüru kaotamine kindlasti on kõige suurem saavutus, mis on praegu just jõustunud ja siis kõik inimesed on sellest teada saanud, et see esimene palk, eks ole, et kus see raha on sees, et see laekub veebruaris, aga ikkagi, et avaldused on esitatud, juba esimesed prognoosid on tehtud ja võib-olla peale eelarvet on kuidagi nagu sellega juba arvestanud. Võib-olla. Ja tead, ma veel lugesin uudise, et inimestel tõepoolest tekib rohkem raha ja nad hakkavad mõtlema kas investeerimise või siis säästude tegemise peale. Ma arvan, see on ka väga positiivne märk. See on tahaks loota ja sellepärast, et veel üks asi, eks ole, mida Reformierakond praegu on algatanud, et selle teise pensionisamba nii-öelda selle normaliseerumine jälle, sest inimesed, kes on oma raha sellest sambast välja võtnud, on karistatud selle jutumärkides, aga ikkagi see on minu meelest et päris mõjuv selline meede, et nemad ei saa siis praeguse kehtiva seaduse järgi 10 aastat Nad peavad ootama 10 aastat. See tähendab, et need inimesed, kes on väljanud 2021. aastal, et kõige rohkem inimesed välisid just sel aastal, siis neil tekiks selline võimalus uuesti liituda ainult aastas 2031. Aga meie valitsus tahab sellist perioodi lühendada 5 aastani, et see tähendab sisuliselt, et aastas juba 2026, ma arvan ikkagi 27 sisuliselt, kui see jõustub, aga see lühendab oluliselt perioodi. Ja tegelikult see on teine teema, millest ma tahtsin rääkida, aga hoopis teisest vaatevinklist, sellepärast tuli ka teine reitingute uuring ja selle kohaselt muidu see oli teinud turu-uuringute AS ja siis selle uuringu järgi Keskerakonna toetus läks Isamaast mööda. Ja selles kontekstis ma ka tahtsin rääkida, mida see tähendab ütleme esiteks Isamaa jaoks, kas nende jaoks see on löök ja teine küsimus, mina tahtsin rääkida natukene Isamaa populismist, sellepärast Urmas Reinsalu andis juba mõista, et talle ei sobi need muudatused, mida me plaanime teha teise pensionisambaga. Nii vasta mulle, et kuidas võiks Isamaa reageerida sellele, et Keskerakonna reiting tõuseb? Ilmselt valusal kindlasti reageerivad nad sellele, aga samas ma muidugi kardan seda, et meil on nagu reaalne oht, et
võib järgmine koalitsioon olla selline populistide koalitsioon. EKRE-ike. Palju hullem, et isegi kui seal EKRE-t pole, isegi kui seal on nagu Kõlvard ja Reinsalu, et sellest juba piisab, et teha selliseid väga valusaid otsusi, mille nagu tagajärjed on nagu ühiskonnale, kui mitte hukatuslikud, siis väga valusad. Sest see teise pensioni samba, kui mitte kaotamine, siis vähemalt see sassis löömine, et see oli väga halb otsus, sellepärast, et inimesed võtsid sealt välja raha, mis oli nagu 2/3 riigi poolt siiski antud, ehk siis teiste maksumaksjate poolt. Sest kui vähemalt 2%, nüüd vähemalt 2-6% on võimalik nagu omalt poolt anda, aga enne reformis oli ainult 2, pluss 4 andis riik, ja siis mitte päriselt andis, aga need 4% oli ikkagi, on võetud esimesest sambast. No täpselt, mida oleksid saanud lihtsalt nad on investeeritud. Pensionärid. Ja oli võetud ikka nagu mõttega, sest elanik vananeb, et meie siin oleme küll nagu väga noored inimesed siin eriti. Aga ma arvan, et vaatamata sellele, et me oleme sellised noored ja tublid, ikkagi see on kõige õigem aeg mõelda juba pensionile. Ja kui sellised Reinsalud lõhuvad meie pensionisüsteemi, siis nemad tekitavad suure segaduse. Näiteks mina eelistaksin oma vanuses, et meil oleks väga kindel süsteem, et mul oleks kindel, et keegi ei lähe selle kallale ja see püsib ilusasti selle ajani, mil mul siis pension tuleb. Ja kui sellised Reinsalud hakkavad ähvardama, et see ettepanek on halb, et me tahame lühendada ja teha süsteemi paindlikuks, et võib-olla üldse riik ei pea panustama teise sambasse, ma vabandan väga. Selline poliitika mulle üldse ei meeldi, sellepärast see tõepoolest raputab ja seab ohtu alla minu tulevikku ja paljude inimeste tulevikku. See tähendab seda, et siis kusagil nagu 20-30 aasta pärast ja hiljem meil on väga palju vaeseid inimesi pensionäride seas, sest inimesed, kelle pension on pärast, võib-olla tänastes numbrites on mingi 300 eurot. Et mida see tähendab? Et see tähendab seda, et nad iga kuu pöörduvad siis kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Absoluutselt. Ja küsivad lisaraha. Ja kui Reinsalu... Et lihtsalt toime tulla, eks ole, otsaga. Tekitab sellist segadust, et lihtsalt inimestel tekib ebausku, et kas üldse selline süsteem püsib, et milleks ma panustan sinna raha, aga mis juhtub siis, kui keegi tuleb ja lihtsalt tühistab ja lammutab sellist süsteemi. Ja ma arvan, et meie riigi püsimise ja siis edasi arengu jaoks on väga-väga kahjulik, sellepärast mina märkasin, et viimasel ajal eriti Isamaa tahab kõike ära tühistada, mida me oleme teinud. Et lihtsalt neil ei ole selliseid ettepanekuid, mida võiks teha asemel, aga lihtsalt tühistame automaksu, lammutame teist pensionisammast, et riik ei hakka enam panustama, tühistame see hasartmaksu ja aga okei, aga mis tuleb selle asemel? Kas sa tead? Ilmselt tulevad teised siis maksumäärad, et kindlasti, et kui sa tahad väga kindlat maksulaekumist ja suures summas, et tõsta lihtsalt tulumaksu. Et see, et Reformierakond pigem nagu läheb seda teed, et tulumaksu võimaluste siis piirides kuidagi nagu langetab ja siis annab kõigile sama maksuvaba tulu, seda miinimumi. 700 eurot. 700 kõigile, on ju. Ja siis ei tõsta siis selle maksumäära ilma karjuva vajaduseta, et me ikkagi nagu peatasime selle reformi nähes, et majandusel läheb paremini, et siis järelikult ei pea tulumaksu määru tõstma. Aga jah, et suure tõenäosusega meil võib oodata ka siin mingisugused nagu negatiivsed tagajärjed juhul, kui siis tulevad teised poliitilised otsused. Seda ma kardan kõige rohkem. Mida mina tegelikult loodan, et inimestel on piisavalt kriitilist meelt, et natukene analüüsida, mida üks või teine poliitik oma suust ajab.
ja kui näiteks keegi lubab, ma ei tea, toetusi, tõsta pensioni ja siin juures, et kõik tühistame ära maksud ja mida iganes, mida teised siis valitsuse partnerid on teinud varem, no siis see on selline koht, kus mõelda, kas ma saan usaldada sellist poliitikut, kas ma pean andma talle oma hääle, sellepärast muidu kogu meie Eesti situatsioon läheb kuskile, ma ei tea, untsu. Aga mul on teine teem, päris akuutne, päris aktuaalne, valus ja füüsiliselt valus mõnedele, kes on sellega kokku puutunud, aga nimelt Istanbuli konventsioon ja eelmisel nädalal EKRE on mitte eelmisel nädalal, aga eelmisel nädalal menetlesime Riigikogus EKRE ettepanek sellest, et denonsseerida Istanbuli konventsiooni ja sellest väljuda. Ma tuletan meelde, et see on Euroopa Nõukogu naiste vastase vägivalla ja perivägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon ja EKRE esindajatele ei meeldinud sisuliselt üks koht, kus räägitakse, et inimene sugu on määratletud sotsiaalse konstruktsiooni abiga. Aga mis on see tegelik põhjus sinu arvates, miks EKRE nõudis nii kõvasti, et Eesti peab sellest konventsioonist väljuma? Mis on nende tegelik motivatsioon? No ma arvan, et lihtsalt tahavad nagu poliitilisi plusspunkte sellest saada nende inimeste võib-olla silmis, kes arvavad, et kõige suurem oht tulevikus on see, et mingi väike osa ühiskonnas on näiteks transsoolised ja siis arvavad, et ennast olevat aga nagu selline konventsioon üldse ei tegele selle küsimusega? Ja loomulikult, et ta ainult kaudselt tegeleb, et nagu üritakse pakkuda siis kaitset ka inimestele, kes on siis naised mitte ainult nagu bioloogiliste tunnuste järgi, vaid ka selle sotsiaalse määratluse järgi, et see on just selleks, et ennetada või siis kohustada riike nagu tegeleda siis nende probleemidega, et näiteks ennetada vägivalda nende inimeste suhtes, et siis see oleks karistus. See on väga õige konventsioon, see kohustab riiki, kes on sellega liitunud, võtta ette väga konkreetseid samme, et tõkestada ja ennetada vägivalda. Just nimelt ja siis aga see on ainult väike osa nagu selles konventsiooni, sellepärast, et ja loomulikult on kõige karjuvam probleem on vägivald naiste suhtes, kes on nii bioloogiliselt kui ka sotsiaalselt just naised, et neid kuidagi nagu paremini kaitsta, sellepärast, et me teame, et kõige ohtlikum koht Eesti Vabariigis, kus kõige rohkem nagu vägivallaga seotud süütegusid pannakse toime, on köök. Ja see ei ole mingi selle nagu Bulgakovliku nii хорошая kvartira köök, aga siis on tavaline korteri köök, kus siis need vägivalla süüteod kahjuks iga päev ja vägivalla ohvriteks langevad eeskätt just naised. Sellepärast 80% naistest on koduvägivalla ohvrid. Ja kui näiteks Martin Helme üritas meid veenda selles, et mitte konventsioonid, vaid mehed peavad naisi kaitsma, no see on niivõrd absurdne ja tühine jutt, et mille eest siis peavad mehed naisi kaitsma selle eest, et nad muutuksid liiga sõltumatuks näiteks finantsplaanis, et enam ei hoiaksid kinni oma mehest, et nad ei saa ilma temata kuidagi siis saama hakkama. No me ühiskonnana tervikuna nagu peame kaitsma need
kes vajavad kaitset, et siis need, kes statistika järgi kõige rohkem siis langevad kuriteo ohvriks, siis neid tulebki kaitsta. Mina olen ka täiesti nõus sellega, et siis see palgalõhe on näiteks siin võtmetähendusega küsimus, siis selle kaitse olemasolu ja siis erinevate mehhanismide kättesaadavus. See, et kas meil on kohti nendes varjupaikades, kas inimesed, kellel on potentsiaalne oht sattuda koduvägivalla ohvriks, teavad, kuhu nad saavad pöörduda ja kas nad tõesti saavad seal kohe abi. Et need on... No ma arvan, sellega on veel vaja tööd teha, sellepärast neid kohti ei ole siis piisav ja ma arvan, et need ohvrid, olgu need naised, mehed, poisid, tüdrukud, nad tõepoolest vajavad riigi abi ja riigi toetust ja mitte loota sellele, et kõik mehed peavad olema toredad, head ja kaitsma meid. Ja Istanbuli konventsiooni eesmärk ongi siis hoida ka seda kogu aeg nii-öelda fookuses, et seal on väga kindlad õigusmehhanismid, et kuidas need on nagu riigile adresseeritud, et siis riik peab monitoorima, peab aru andma kogu aeg ja siis, et mida ta teeb, et mis on nagu järgmine samm, ja millised on edusammud olnud. No tundub, et täiesti loogiline ja vajalik konventsioon ja mis pani mind imestama, et kui tuli hääletus, siis Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid hääletasid vastu, et me ei pea sellest väljuma, EKRE mõistagi hääletasid poolt, aga Keskerakond ja Isamaa jätsid hääletamata ja minu jaoks tuli täiesti üllatuseks. Minu jaoks see üllatus ei olnud, aga sest ma lihtsalt tean, eks ole, et tegelikult ma arvan, et sinu jaoks ka nagu kusagil nagu sees ei olnud nagu väga see küsimus, et kuidas Keskerakonnas nagu naistesse suhtutakse, et ilmselt ma arvan samamoodi nagu siis EKRE-s, et mehed peavad naisi kaitsma. Kaitsma, ja no nii nagu nad sellest, nagu nad seda mõistavad, jah, täpselt nii, aga see on väga selge nagu näide nende tegelikest väärtustest, aga see on häbiasi, ma arvan, et need tõesti kõik need erakonnad peaksid nagu peeglisse vaatama ja mõtlema, et mida ja kuidas nad tegelikult kaitsevad. Selline oli siis tänane arutelu ja kohtume taas järgmisel nädalal. Ma tänan. Aitäh!